Aga järgmiseks ma kutsun lavale Priit Kivinurme. Priidust ma mäletan sellist lugu, et vanasti Eestis ehitati ühte uut aparaati, mis aitas panna reklaami ja sellele mõeldud silmad omavahel vastamisi nii, et pool rahast ei lähe raisku. See oli üks 20. sajandi alguse nali, et pool rahast, mis turunduseks kulutatakse, on nagu maha kallatud ja pool rahast läheb justkui õigesse kohta. Pärast seda, kui SmartAd tekkis, ma saan aru, tuli olukord, et enam see pool rahast ei kulu ära, sest lihtsalt seda on võimalik säästa ja palju täpsemini inimesteni saata. Aga tänaseks Priidust ja SmartAdist vist enam ühes lauses ei saa rääkida, sest ta on sealt väljunud. Aga kohe räägib ta teile oma uutest huvitavatest ettevõtmistest. Võib-olla tõesti alustuseks, siis oma nimi on ka tähtis ära öelda, et Priit Kivinurm. Jah, tõesti, aastast 2007 asutasime sellise ettevõtte nagu SmartAd ja see on minu selline esimene kokkupuude siis turundusega, nii et ma olen turundust teinud ja turundust näinud aastast 2007. SmartAdist lihtsalt pikemalt ei tahagi rääkida, kui ainult seda, et tegemist on internetireklaami võrgustikuga, mis siis teatud mõttes sarnaselt Kemiusega suudab mõõta ja sihtida reklaame. Ja miks see SmartAdi teema üldse nagu oluline on ära märkida siin koha peal on see, et seda SmartAdi 10 aastat juhtides siis ja arendades, ma nägin tegelikult, et internet on selles mõttes nagu ette arenenud, mis puudutab igasuguseid sihtimise võimalusi. No, väga palju on võimalik erinevate parameetrite alusel siis inimesi otsida, sihtida. Aga mida me nägime tegelikult oli see, et päris palju kliente tuleb meie juurde ja kui me küsime, et keda me siis sihime, siis vaadatakse suhteliselt nagu pigem lakke, eks ole, või öeldakse midagi kõhutunde pealt või sellise kogemuse pealt, mis ei ole alati vale sugugi. Aga ütleme niimoodi, et siin tulebki nüüd mängu teatud mõttes see Kemiuse pool, mis on ka meie äris tegelikult, või SmartAdi äris aitas päris palju, siis ütleme reklaamitellijatel ja meediaagentuuridel paremini siis meile öelda, keda siis otsitakse. Aga jah, et mitte minna nüüd liiga sellesse SmartAdi ärispetsiifikasse sisse ja ma ütleksin niimoodi, et ma tahaksin oma ettekannet alustada tegelikult sellega, mis ei ole muutunud. Et väga palju räägitakse siin tõesti sellest, et mis on muutunud ja muutunud ja muutunud, aga mõned asjad ei ole muutunud ja ma julgen nüüd oma kogemusele toetudes, et iga turundaja peaks need asjad kõigepealt endale selgeks tegema ja see aitab ka kõik selle muutusega siis nagu toime tulla. Nii et ma paningi oma ettekande teemaks siis turunduse põhiküsimused ja minu arust on tegelikult 5 põhiküsimus turunduses üldse. Et esimene, kes on mu kliendid? Teine, miks nad on mu kliendid? Kolmas küsimus, miks nad ostavad? Või miks nad tarbivad teenust siis, kes teenust pakub? Millal nad ostavad? Äärmiselt oluline küsimus tegelikult. Ja nüüd 5. küsimus, kus ja kuidas neid juurde saab? See oli umbes selline lause nüüd, mille Mikk pani ka selle siis oma programmi ja see on tegelikult nagu hästi tabavalt pandud küsimus sinna programmiga ja miks mulle see väga nagu sobis selline lähenemine, et tavaliselt kui turundaja läheb uude firmasse tööle või kuskile, ütleme siis, see on see küsimus, mis tema laua peal ees ootab, eks ole. Kust ja kuidas neid juurde saab? Meil on mingid kliendid, kust neid juurde saab ja kuidas? Ja siis hakatakse sellega nagu pusima. Aga minu kogemus ütleb, et kui see esimesele 4 küsimusele pole vastatud, siis on väga raske selle 5. küsimusega tegelikult tegeleda. Mikk pani veel juurde, et kust ja kiiresti ja veel kiiremini saab kõik, eks ole. Et see tegelikult minu kogemuse põhjal nagu ei toimi. Ja kui me vaatame nüüd neid küsimusi niimoodi alt ülespoole, siis 5. ma korra juba põgusalt rääkisin, aga see 3. ja 4. küsimus, mida nad ostavad ja millal nad ostavad, see on selline müügianalüütika küsimus, et seda õnneks üha rohkem tehakse, seda ei tee Kemius, seda peate ise tegema, eks ole, on erinevaid tarkvarasid, on erinevaid inimesi, kes siis seda müügianalüütikat teevad, eks ole, ja see on tegelikult väga oluline asi.
et see kindlasti, noh, ütleme, ja see jookseb nüüd tänapäeval digiajastul suhteliselt hästi sisse. Ütleme, et nüüd, miks nad on mu kliendid? Sellele küsimusele ma olen ka suhteliselt häid vastuseid kuulnud läbi aegade tegelikult. Ehk et kui sa oled pikemat aega, siis tekib sul selline äratundmine teatud mõttes. Et miks ostetakse seda toodet ja mõne toote puhul on see suhteliselt lihtne vastus ka tegelikult. Noh, ma ei tea, mähkmeid ostetakse sellepärast, et sul on kodus väike laps, eks ole, ja noh, võib-olla huvitavam küsimus on, et miks pamperseid ostetakse versus, ma ei tea, mis need on, need teised, eks ole. Mul on kusjuures väike laps kodus, eks ole, et seal on nagu nüansse on olemas, aga see, kes on mu kliendid, et see on teatud mõttes selline, et elus on niimoodi, et need kõige lihtsamad küsimused teinekord osutuvad kõige kaelamurdvamaks või raskemaks vastata, kus sa päriselt proovid vastata, eks ole. Ja selles mõttes Chemius teeb kindlasti nagu head tööd vastamaks nii-öelda siis online'is olevate nii-öelda cookie-põhiselt, eks ole. No, me oleme 10 aastat SmartIDiga seda sama asja teinud ühesõnaga ja minu veendumus on et siiski elu jätkub ka offline'is, elu jätkub ka tänavatel ja mitte kõik see ei toimu ainult online'is, kuigi kindlasti e-kommerts ja see kõik on nagu selge suund. Et pigem on see küsimus ikkagi selles, et proovida ka nendele küsimustele vastata nii-öelda inimesele otsa vaadates siis. Nii on vist õige öelda seda asja. Nii et asutasin siin mõni aeg tagasi ühe kliendiuuringu firma, mille nimi on Full Profile. Sellest ma räägin natukene hiljem, aga mida ma olen avastanud selle teemal, et ma hakkasin siis uurima, et miks te ei tee kliendiuuringuid. Kliendiuuring on niisugune, tunduks ju vastus küsimusele, et kes on mu kliendid ja miks nad on mu kliendid, eks ole. Et sa saab ju küsida inimeste käest, eks ole. Ja mis selgus, ma tegin rea intervjuusid ennem, kui ma seda toodet arendama hakkasin. Ja selgus, et kliendiuuring on keeruline, aeganõudev, kallis ja tülitab klienti. Et mina ausalt ütlen ära, et ma tahaks kohe näha, et kes on tegelikult vastanud selle Chemiuse sellele asjale küsitlusele. Mina olen seda hästi palju näinud ja ma ei ole mitte kunagi vastanud, sellepärast, et ta lihtsalt see hetk on kehv minu jaoks. Tõsiselt, ma tahan... ei, väga õige. Et ma tahan öelda, et see on väga hea, mida Chemius teeb. Minu arust on see, ütleme, Eesti mõistes igal juhul nagu väga tänuväärne töö. Ärge saage must valesti aru. Lihtsalt seal tekivad, praktilises elus ma olen näinud selliseid nagu neid nüansse, eks ole, mis töötavad seda sorti küsitlemise vastu. Eks ole. Ja mina olen saanud väga palju igasuguseid küsitlusi näiteks e-maili teel. Eks ole, kes sa oled, mis sa teed, pane oma hobid kuskile kirja, eks ole. Ma praktiliselt kunagi ei täida neid. Sellepärast lihtsalt, et see ei ole nagu minu selles tegevusvoos sees see asi, eks ole. Ja selles mõttes nagu, ütleme, on see küsitlemine, see tülitab klienti osa, on osutunud oluliselt nagu keerulisemaks ületada, kui tundub, eks ole. Millal siis see õige hetk on, eks ole. Kallis on ta selles mõttes, et sa paned sinna kas oma aega väga palju või siis, kui sa selle väljast sisse tellid, siis sa lihtsalt pead maksma. Chemius on kusjuures suhteliselt soodne, mina ütleksin. Arvestades, kui sa hakkad ostma endale mingit korralikku kliendiuuringut, siis alla 1000 € ei saa üldse midagi. Ütleme, kui keegi teeb küsitluse või midagi, eks ole. Aeganõudev ja keeruline, keerukus on isegi juba see koht, kus tegelikult küsimuste välja mõtlemine on juba keeruline. Et sa ei küsiks niimoodi, et selles küsimuses ei seisneks vastust. Jah, lihtne on küsida, kas sa oled mees või naine, eks ole. Ja tegelikult on niimoodi, et avatud küsimusi on loomulikult suhteliselt lihtne sõnastada, aga avatud küsimustel on väga raske vastata. Ja need vastuseid on väga raske kokku võtta. Et kui te mõtlete, et te saate lõpuks nüüd, ütleme, saadate välja 1000 e-maili, saate vastu, ütleme, öeldakse 5-7% vastuseid, eks ole, teil tuleb, ja siis te peate hakkama seda andmeid siis kokku võtma, töötlema, need on avatud vastused, siit me jõuame sinna aeganõudva juures. Et igal juhul mina olen kokku puutunud ja see kokkupuude on minu seda veendumust, et see kliendi uuring on üks hea asi, aga ta peaks kuidagi teistmoodi tehtud olema. Võib-olla siin nüüd see
unlearn what you have learned lause isegi kõlab nagu õigesti, eks ole, ja ma hakkasingi nuputama, et kuidas nüüd seda siis teha niimoodi ühesõnaga, et see asi nagu toimiks päriselt. Noh, ütleme, iga osapoole jaoks siis ütleme. Ja jõudsin sellise lahenduseni, et esiteks peab ta taskukohane olema. Et jah, me räägime siin väga paljud suurtest reklaamijatest, jah, nad kindlasti nagu raha hulga ja muu mõttes domineerivad, aga noh, ütleme, üldteadud fakt on ka see tegelikult, et ikkagi majandus püsib väikeettevõtjatel ja väikestel äridel ja see väiksed ärid toovad tegelikult väiksed ärid on ka põhilised tööandjad ja nii edasi, et see full profile ma võtsin sihiks, et teha üks toode, mis sobib siis ka väikestele keskmistele ettevõtetele. Taskukohane, lihtne ja kiire. Need on need asjad, mis on need põhilised takistused olnud minu jaoks, mida ma olen siis nende intervjuude ja klientide kohtumistega näinud, ühesõnaga, mis on siis need takistused, eks ole. Ja ma lisasin siia omalt poolt juurde veel sellise kliente tülitamata koha. See võib-olla on minu isiklik kogemus ja võib-olla ei peaks nii palju oma isiklikust kogemusest lähtuma, aga mõnikord on niisugune äratundmishetk siiski inimesel, eks ole. Ja sa hakkad ühe oma ümber nägema inimesi, kes ka ei tee midagi, ei täida neid e-maili saadetud küsitlusi ja kõike muid. Kusjuures üks asi on veel, kes on e-äris, üha rohkem lähevad need sign-up vormid lihtsamaks. Vanasti küsiti miljonit asja, küsiti 100. Eks ole, natuke liialdasin siin, aga nüüd on niimoodi, et kui te näiteks Facebooki kaudu teete sign-upi, te ei saa mitte midagi. Facebook ei anna isegi e-maili välja. Ainuke asi, mida te saate sign-upi, eks ole, ja noh, võib-olla tekib siis, kui ta mingi ostu sooritab või midagi teeb seal, eks ole, siis tekib teil see analüütika, eks ole, aga põhimõtteliselt, sest et see barjäär on võimalikult väikseks tehtud, nii et võib täiesti olla niimoodi, et te oma kasutaja kohta tegelikult ei tea mitte midagi. No tavaliselt siis küsitakse ühel hetkel midagi sealt juurde natukene, noh, ütleme, või siis saadakse ostuinfo pealt kätte nimi ja e-maili aadress tegelikult. Et mingi baasinfo tuleb sealt ostuotsuse pealt tavaliselt, need, kes ostavad. Nii, ja paari sõnaga räägin siis, et kuidas see loogika töötab full profile'is. Et mõelge, kui tahate minu kohta midagi rohkem teada saada, mis te teete? Teades mu nime, nüüd ma ütlesin, Priit Kivinurm, eks ole, võib-olla saate mu e-maili numbri aadressi ka kuskilt, eks ole, te guugeldate mind. Et see on nagu selle nagu baasmõte tegelikult. Te saate mind guugeldada, saate veel 10 inimest guugeldada. Mida te teha ei saa, te ei saa, just jaksu ei ole. 1000, 10 000 inimest guugeldada. Ma ei tea, kui suured ärid teil täpselt on, ma nii palju ei teinud ettevalmistustööd, et kedagi oskaksin niimoodi vaadata, aga noh, ütleme, Miku käest ma küsisin, siis ikkagi on märkimisväärsed e-mailibaasid, 50 000, eks ole, kes on teil uudiskirjade saajad või kuidas see on, eks ole, et nende kohta guugeldada ei ole võimalik käsitsi, neid uurida, eks ole. Ja see, mille me full profile'iga nüüd ära teinud oleme, on tegelikult masinaga guugeldamine. See on loomulikult palju nüansse, täpselt samamoodi nagu Gemiusel on seal hunnik algoritme ja kõike muid asju, aga sisuliselt guugeldame. Probleem on muidugi selles, et inimene on kohutavalt intelligentne võrreldes ühe masinaga. Ja masinat on väga keeruline õpetada sama nutikaks, kui on inimene. Aga hea uudis on see, et masin on väga visa, töötab ka puhkepäevadel, töötab ka ja ületunde teeb rõõmuga, et ei ole nagu probleemi ühesõnaga. Nii et me oleme saanud juba oma selle taseme nii heaks, et me päris nüüd inimest üle ei trumpa, ei ole ka päris inimese tasemel, aga saame sellise põhivajadustega tegelikult hakkama. Ma pärast näitan ka, mis need tulemused on. Aga sellest tegelikult ei piisa. Kui te vaatate, ma usun, et enamus on teist guugeldanud iseennast. Teate, kas teil on nimekaime? Eks ole, vaatate midagi nimekaimud tegelenud on, võib-olla ei ole, võib-olla olete. Eks ole, aga jah, et päris palju on inimene enda peas, kui te guugeldate, teeb päris palju järeldusi. Ja see järeldus tundub alguses nagu niisugune, et see on nii lihtne, no arusaadav, eks ole. Ma ei tea, nimi on Mati, eks ole, noh, meesterahvas, eks ole. Aga masina jaoks tähendab see seda tegelikult, et peab kuskil olema eesnimede andmebaas, mis ütleb, et Mati on mees. Et seda sorti tarkust peab masinale hästi palju sisse söötma tegelikult ja see on see, mida me oma peas teeme nagu niimoodi mööda minnes. No näiteks, kuidas me inimeste vanust hindame.
Me kasutame sellest Microsofti niisugune toode nagu FaceAppi, mis siis tegelikult masinõppega me downloadime teie profiilipildi ja laseme masinal otsustada siis teie vanust ja sugu. Ja see töötab no vähemalt Microsofti enda sõnul paremini, kui mina siin suudaksin teie vanust öelda. Eriti naiste puhul. Laste puhul osatakse paremini öelda. Et selline nagu, et see ei ole meie arendatud, me lihtsalt kasutame seda, eks ole. Näiteks, kui ma saan teada, mis aastal te lõpetasite keskkooli, siis vanuse teada saamiseks ma lahutan sealt 18 aastat maha. Et selliseid võtteid kasutame. Sest turunduses, kui te hakkate mõtlema, ei ole oluline, kas ma olen 23,5 aastat vana või olen 26 aastat vana. Tegelikult me räägime ja opereerime ikkagi nagu vanuse rühmades, eks ole. Et seda sorti järeldamist ja me siin ennast enda motiveerimiseks nimetame Sherlock Holmes for marketers, ehk et me kasutame sellist Sherlock Holmesilikku deduktiivset mõtlemisviisi, et tuletada asju, no näiteks kui te olete juristi haridusega. Mul ei ole vaja tegelikult väga palju mõelda, ma tean, et teil on kõrgharidus, sest juristiks saab ainult kõrgharidusena või kui te olete arst näiteks, eks ole. Et teatud asjad on võimalik, ütleme, et sellelt napilt informatsioonilt, mis tegelikult internetist leida, mõne inimese kohta rohkem, mõne inimese kohta vähem, on võimalik tegelikult järeldada. Ja see on see trumpala, mis meil tegelikult on nüüd võrreldes meie konkurentidega, see järeldamise võime. Ja see on see asi, millega alal me nagu igapäevaselt töötame ja millelt me eristume teistest. Aga tuletan siiski meelde, et see kõik on selle jaoks tehtud, et vastata sellele minu jaoks turunduse nagu, minu kogemus on selline, kõik võivad vastu vaielda ja ma olen nagu rõõmsasti nõus vaidlema ja arutlema seda teemat, sest et see tõde on kuskil mitte minu käes, eks ole, aga kuskil ta on, et turundust on võimalik teha, kui sa ei tea, miks nad ostavad sult. Aga turundust ei ole võimalik teha edukalt, kui sa ei tea, kes nad on. Et see kes-küsimus on nagu selline nagu küsimus, millest sa saad ainult erinevate meetodiga ennast pettes üle. aga miks küsimus? No näiteks Netflix on hea näide minu jaoks. Netflix on selles mõttes hea näide, et ega nad ei tea, miks inimesed vaatavad neid filme. Et see big data, mida tänapäeval väga palju räägitakse, eks ole, et see tegelikult ei vasta küsimusele, miks midagi tehakse. See lihtsalt võtab trendi üles, tehakse, seda žanrit vaadatakse, mis need on siis need kõige popimad žanrid seal, neid siis toodetakse. Nii et tootmisettevõttel on täiesti võimalik toota lihtsalt teades, eks ole, et mida on vaja toota ja kellele seda toodetakse, eks ole. Miks seda ostetakse, seda neile. Aga meie enamus inimesed, kes ikkagi müüvad midagi, eks ole, ja konkurentsisituatsioonis, siis on väga oluline ka see miks küsimus. Full profile vastab nii ja naa sellele miks küsimusele, aga põhifookus on see, kes on sinu klient. Tegelikult selles mõttes võib-olla tulemustest rääkides. Üks asi, mis on minu kirg, ma olen täiesti nagu, ma võin olla, jah, taha seda sõna kasutada. Ma olen väga kirglik selles, obsessiivne võin täitsa olla selles küsimuses, kui mulle näidatakse midagi keerulist, midagi ma pean hakkama nuputama, midagi pean keskenduma, midagi kuidagi, keegi on oma töö tegemata jätnud ühesõnaga just kasutaja mugavuse mõttes. Et ma olen seda full profile ehitanud niimoodi, et sa vaatad peale, sa pead aru saama. Et seal ei ole vaja midagi nagu, ja selles mõttes meil on samamoodi jaotatud tulemused siis 3 gruppi praegus hetkel. Gender, age, location, education. See on sotsiodemograafiline profiil praegus hetkel. Mis vastab siis jah, kõige nii-öelda printsipiaalsemalt või kõige selliselt baasväärtuste, et kes see inimene on, kes teil siis ostab. Üks väike nüanss on. Selle jaoks, et ma saaksin guugeldada, on mul vaja tegelikult ikkagi, et teie teaksite oma klientide nimesid või emaili aadresse vähemalt. Mingi baaslähte, et kui te ei tea mitte midagi oma klientide kohta, mida on võimalik guugeldamisel kasutada, siis kahjuks see meie meetod ei toimi. Et see on selline nüanss, ma ei tea, kas ma seda ütlesin liiga selgelt välja või mitte, aga igal juhul seda on vaja. Et see on siis nüüd see demograafiks, jah, sotsiodemograafiline profiil. Siis me oleme teinud ära 2, ma nimetan neid 2 asja, nimetan siis karakteristikuteks. Et praegu me oleme ära teinud sotsiaalmeediast 2 karakteristikut.
oleme teinud, kus kohas on neil kontod, nendel inimestel, kes on teie kliendid. Hea näide siin tegelikult võib-olla, kui me räägime, et kõige paremini mul praegusel hetkel selle tootega on läinud tegelikult nende firmade juures, kes teevad tarbijamänge. Et kujutage situatsiooni ette, et teete tarbijamängu, eks ole, kuskil peab midagi registreerima selleks, et saaksid auhinda. Eks ole, ja te saate, paremad tarbijamängud koguvad kuni 10 000 inimest tegelikult kokku, kes siis osalevad tarbijamängus. Ja te saate selle inimese kohta nime teada, emaili aadressi ja telefoninumbri. Loosite välja oma iPhone X-i näiteks, eks ole, mis on kõik need 10 000 inimest sinna koondanud, neid, eks ole, ja 9999 inimese kohta te ei tea mitte midagi. Valdavalt ei tehtagi nendega mitte midagi. Mõte on see, et nad on saanud, eks ju, selle registreerimise käigus selle brändefekti kätte, on ju, ja kõik see muu, on ju. Kui on mingid ajakirjad näiteks, siis nemad saadavad tõsi küll tellimuse pakkumise. Et telli siis 3 kuuks või mingi sellist asja. Aga et selles mõttes tegelikult teid võiks huvitada ühesõnaga, et kas need 9999 inimest sarnanevad nende inimestega, kes on teie lojaalsed kliendid või lojaalsed ostjad või mingid, see oleks tegelikult see oluline küsimus. Kas see tarbijamäng oli ka selles mõttes edukas? Kas teil on potentsiaali saada sealt uusi kasutajaid, uusi neid kliente, eks ole? Ja need siiamaani, mis me teinud oleme, see olemegi teinud ära, et ühe profiili teeme siis teie sellest lojaalsetest klientidest, heavy useritest, nagu neid nimetatakse, ja teise profiili tekitame siis sellest tarbijamänguga tulnud klientidest, ja tulemuseks on siis võrrelda võimalik neid. Nii et see võrdlusfeature on ka meil täiesti olemas. Nii et, aga rääkides veel sellest, mida me siis infona välja anname, siis, et millistest sotsiaalvõrkudest nad veel siis kontosid omavad. Ma olen praegusel hetkel hakanud tegema ka seda, kui aktiivsed nad seal on, sest et ütleme, see on tegelikult oluline informatsioon juurde, et võivad olla kontot omada näiteks Twitteris, eks ole, aga kui nad ei ole seal, on ühe tweedi teinud aastal 2004, eks ole, siis tegelikult see ei ole oluline informatsioon teie jaoks. Aga seda kasutatakse päris tihti selle jaoks, et otsustada, kus kohas siis rohkem oma turundustegevust aktiivsemalt pöörata. Mul on selles mõttes hea meel kuulata, et Kemios praegu proovib ka seda sama asja teha ära, et kus kohas need inimesed siis nagu sotsiaalmeedia mõttes on. Ja influencersi mõte on siis selline, see on word of mouth on see ingliskeelne termin, aga me uurime, kas on teie klientide seas inimesi, kellel on endal suur sotsiaalvõrgustik. Et kui ne näiteks pakute talle mingit diili või mingit toodet või mingit asja, need on inimese täpsusega, ma ütlen, kes need on. Näiteks, kui mõnel inimesel on Wikipedia page, siis te võite arvata, et kui ta teie toodet kasutab, üks klient, kes meil on näiteks Click and Grow. Neil on hästi tähtis, et kui inimene, kes kasutab seda nutikat potti, eks ole, teeb selle pildi, postitab ise selle, eks ole, ta tegelikult muutub ise turunduskanaliks neile jaoks, eks ole. Ja nad võiksid täiesti anda selle poti neile või anda talle mingi eridiili või midagi sellist. Selle eest on selline teatud mõttes aus kaup, eks ole. Ja need influencerid võivad täiesti olemas olla teil, eks ole, teie enda klientide hulgas juba. Te lihtsalt ei leia neid üles. Ja kolmas, see käib sinna poole, kolmas nii-öelda siis rubriik on siis huvid ja eelistused. Interest and preferences. Ma praegu läitsin slaidi mõttes, slaide vähem oleks. See on nüüd üks rahvusvaheline profiil, mille me tegime. Aga see on tegelikult korjatud nüüd kokku Facebooki likeide pealt. Ja metoodika on hästi lihtne. Inimesed on laikinud midagi, see tuleb internetist välja, ütleme Facebooki lehel, eks ole, seda on võimalik tõsi ka kinni keerata, jah. Aga see on tulnud välja ja me lihtsalt korjame kõik likeid kokku, vaatame, eks, ja kõrvutame neid või paneme neid üksteise peale ja näiteks, mida suuremana näiteks Dolan Twins on siin, see on üks koomik, keda jälgitakse tõenäoliselt, et kui sa mõtled niimoodi, et mis see sulle annab, ma kahjuks ei ole siin praegu seda Eesti näidet, aga Eesti näited on tegelikult ka, tulevad välja teatud veebisaidid, näiteks meeldib.ee või mingi Paljas porgand, eks ole, üks väga popp blogija meil siin on ju. Ja tõesõnaga tulevad välja tegelikult need kohad, kus kohas need inimesed veel käivad ja vaatavad, eks ole. Aga tegelikult tulevad välja suhteliselt sellised, teinekord inspireerivad märksõnad.
sa vaatad, et ahah, need inimesed nagu, neid tõmbab mingi teema või mingi kas nad on siis nagu toidublogides, seal tuleb välja teinekord toidublogisid, mida nad siis retsepte käiakse vaatamas. Et tulevad ka siuksed asjad välja, kui keegi on seda laikinud, see on muidugi rahvusvaheline asi, Eesti omadel tulevad enam-vähem arusaadav asi. Ja siis tuleb ka ülikoolid välja, kus nad käinud on, et igasugused asjad, et see on selline nagu otse link puudub võib-olla, aga nad on pigem sellised inspireerivad kohad. Ja kui te küsite üldse, et milleks see full profile nagu kõlblik on, siis ma ütleksin niimoodi, et kui ma seda algust looma hakkasin, siis ma võtsin nagu 3 eesmärki, et ta peab aitama inimestel turundajatel paremini reklaami sihtida, paremini seda reklaamsõnumit välja töötada, see on see creative'i pool, eks ole. Ja 3. on tegelikult see, et kui te olete mingit tootearendust tegemas, mingisse uute segmenti, sihtgruppi minemas, ma ei tea, ma toon ühe näite, ma eile just kohtusin ka Rahvaraamatuga näiteks, et neil on nagu ka, et müüvad raamatuid, eks ole, aga nüüd juba müüvad tegelikult digiraamatuid, kunagi müüsid DVD-sid, keegi ei mäleta enam, kunagi hakkasid müüma CD-plaate, eks ole, keegi jälle ei mäleta, et tulevad tegelikult uued tooted peale, eks ole, ja ütleme selles mõttes, et hea näide lihtsalt oli sellest, kuidas nagu uusi turusegmente võttes sul tekib mingi seltskond juba, kes midagi tarbib, eks ole, sa saad teada, kes nad on ja kuidas nad eristuvad oma põhisihtgrupist, eks ole, sest et kui inimene läheb raamatupoodi, siis ta läheb raamatut tõenäoliselt ostma, eks ole, aga sa tahad talle müüa tegelikult ma ei tea, seal e-lugerit näiteks nad müüvad, eks ole, et siis küsimus on see näiteks, et sa võiksid pakkuda oma heavy lugejat, heavy useritele siis, see on eesti keeles on nagu põhikasutajal või tugev, ütleme, see on jah, eesti keelne raske tõlkida neid nii hästi. Et lihtsalt sellised use case'id. Nüüd lõpetuseks. Ma tahtsin öelda seda, et ma ei ole rahul. Ma ei ole rahul sellega, et ma küll alguses arvasin, et ma teen selle toote sellise, et see knowledge is the power, et ma ise tõeliselt usun sellest, et teadmisest piisab, et teadmise peale saab palju asju ehitada ja see teadmine on nagu A ja O. Ja ma ei ole sellega nagu rahul, selles mõttes just ühesõnaga, et ma olen aru saanud klientidega suheldes, et nad tahaksid ühte sammu, et ma veel teeksin. Nad tahaksid, et me teeksime ühe sammu veel, see samm peaks siis olema veel lihtsamaks selle tarbimise tegema. Ja mul on selles mõttes nagu hea meel, et ma olen Mikuga saanud kokkuleppele, et me proovime integreerida, mis proovime, küll me integreerime ka, selle toote tegelikult just lähitulevikus nüüd ära Mailbow'sse. Ehk teil tekib Mailbow's nupp, kus te vajutate research. Ja sest seal on juba olemas need nimed. Teil on need e-maili aadressid olemas, teil on seal pahatihti nimed, kõik olemas, saate seal vajutada nuppu ja saate selle uuringu tegelikult ära teha. Ühe nupule vajutamisega. See on see, kuhu ma tahaksin jõuda selle tootega nagu lõpuks välja, et see kõik, see customer research tegelikult on teil ühel nupu vajutamise küsimus. Ja ma usun siis, et siis hakatakse seda tegema ka. Sest et turundajad on selles mõttes nagu, kuidas ma ütlen, minu arust tajuvad väga hästi seda reaalset pilti. Paraku on niimoodi Eesti turunduses kangesti kipub niimoodi olema, et kui ma jälle kuskil mõne turundajaga kohtuma lähen, siis mind juhatatakse kuskile taha tuppa, kus istub 2 inimest. Et turunduse nii-öelda väärtustamine kui selline on minu arust praeguse hetkel, ühesõnaga, et ei väärtustata piisavalt turundust. Ja selles mõttes see, kuidas ma aidata saan selles küsimuses, on kindlasti nagu tööriista juurde teha ja teha see võimalikult lihtsaks turundusinimesele ja ka taskukohaseks. Et see on nagu see ambitsioon, mis on praeguse hetkel. Full profile on kindlasti startup, me igapäevaselt tegelikult teeme juurde, arendame ja toimetame, nii et sertifikaate ja muid asju ette näidata ei ole, aga väga palju põlemist ja tahtmist ja võib-olla siis seda unlearn what you have learned. Seda tunnet ja seda mentaliteeti mees igal juhul on. Nii et lühidalt kõik, igal juhul full profile eesmärk on pakkuda siis kliendi uuringuid, kliente tuleb tülitamata. Nii, kas publikul on küsimusi, tahavad Priitu tülitada? Ma ütlen, et varsti on paus ka, enne räägib Taali Kask natuke loovusest, aga ma annaks Priidule ühe kingituse, selle nimi on Olla. See on üks uus ehtesari, sa ju kannad ehteid? Ja ikka. Eks, et siis paned selle, kuhu ümber mahub.
kaela läheb võib-olla niisuguseks. Väga ilus, saab tehtud. Saab tehtud, sest see on, ma näitan teistele ka, see on siis ikkagi selle nädala põhiteema. Et Eesti 100. Just. Ma arvan, et kunagi võiks selle kõigi eestlaste uuringu ka ära teha, et kes siis tegelikult siin planeedil meil eestlase nime all elab. Jaa, lähenevate valimiste kontekstis ma teen kindlasti ära üle parteise uuringu, ühesõnaga ma panen sisse, see on avalikud andmed kõik. Et Reformierakond versus Keskerakond versus sotsiaaldemokraadid ja neid andmeid ma siis kindlasti kavatsen jagada vabalt, nii et seda sorti uuringuid saab teha tõesti, eks ole, neid kõiki tülitamata. Tekib sealt siis selline keskmise poliitiku kuvand või mis loom sealt tuleb? Ma ei tea, ma ütlen ausalt, ühesõnaga, et hästi ahvatav oleks siin öelda, mis tuleb. Tegelikult ma ei tea, et sellepärast ma olen uuringute usku inimene. Et vaatame, teeme ära selle uuringu ja ütleme. Tead veel üks kommentaar, mis puudutab turundajaid, et siis võib-olla see on nüüd meil siis regiooni spetsiifiline, et turundajad ei ole juhatuse liikmed. On riike, kus turundus on 50% kogu projekti eelarvest. Jah, see vastab hästi tõele. Maailma kontekstis vaadates on see pilt täiesti teistsugune. Ja Eesti on kuidagi, ma arvan, et ma loodan, et ta sammub nagu järgi sinna. See on tõesti täiesti niimoodi. Te olete, vaadake firmasid. Müügijuht on peaaegu alati selles turunduses või selles juhatuse liikmena. Aga turundusjuhte, mina ei ole peaaegu ühtegi firmat näinud. Ma tean ühte firmat, see oli meie oma, sest ma olin ise seal. Aplaus Priit Kivinurm.